kui ma esimest korda kuulsin sellest filmist, siis ma arvasin, et tegemist on taaskord mingi igava ilma sisuta filmiga, mis on tehtud Oscarite püüdmiseks. Aga tegelikult ma eksisin, et vaadates seda filmi, siis stsenaarium, operaatori töö, näitlejate töö sulandusid lõpuks ilusaks ühtseks meistriteoseks, mida oli nauditav vaadata. Minu esimene probleem selle filmiga on see, et pealkirjas on spoiler. Et mulle meeldivad müsteeriumid ja kui sellel oleks teine pealkiri olnud, ma arvan, et ma oleksin sellele 3 punkti 10 andnud. Algus oli suurepärane, aga juba tunni pärast oli üsna ilmne, mis edasi juhtuma hakkab. Liiga ilmne. See mõttes, et sõber kutsub mind filmi vaatama, ma olin natuke skeptiline. Ja tõesti, temaga enam mitte kunagi ma kinno ei tule, selles mõttes, et ta terve aeg naeris ja siis veel pühkis enda pisarad ka minu särki, mis asja? Ma nutsin, ma naersin ja ma arvatavasti mõtlen veel kaua selle filmi peale. Kuigi see on parem kui enamik filme, ei nautinud ma seda tõsiselt. Võib-olla lähen seda uuesti vaatama, juhuks kui esimene kord midagi maha magasin. Ja ise ma pean ennast küll selliseks sinefiiliks, aga ma ei saanud nagu mitte midagi aru selles mõttes, et kõik käis nii kiiresti aga tegelikult lõppkokkuvõttest ikkagi mõnusalt äratas mind üles, et ma tulin väsinuna koolist aga peale seda täitsa nagu vau.